Tere, 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 tere. Olen Uljana, siin on kanal Must ja Valge. Aitäh, et sa siin oled. Võid vabalt ka kohe toetada kohe esimestel minutitel laikikese panna. See on ülihea praegu. Aitäh, et sa siin oled ja vaatame, kas see jutt sinuga resoneerub ja kui see ei resoneeru sinuga praegusel ajal, on täiesti fine, et ma olen lihtsalt võtnud endale selle rolli, et ma lihtsalt räägin seda, mida ma südames tunnen, et ma pean võib-olla selgitama neid tehnikaid, mida ma nagu tegelikult pakun. Et ma olen ise läinud hästi raskest eluteest tegelikult läbi hästi palju sükest nagu lahkumist ja hülgamist ja sükest nagu süsteem tahtis ikka korralikult mind ära annulleerida. Ei ole keegi, ei saa hakkama, ei tule, ei. Kõik oli nii vastuseisus, et ma pidin leidma endas mingisuguse hääle, mingisuguse kindluse iseendas ja pidin leidma mingisugused tehnikad enda jaoks, kuidas ennast siis kokku panna ja väestada ja rahustada maha. Teekond on väga-väga pikk, et ma tulevikus tahaksin kindlasti sellest rohkem rääkida. Kui sul on endal on mingisugune küsimus, ma võin alati vastata. Aga siis see pikk teekond on nagu mulle näidanud kõige efektiivsemad viisid ja kõige loogilisemad ka, nagu loogika lihtsalt paneb nagu see paika ja mulle meeldib hästi keerulisi asju hästi lihtsustada, hästi kergeks teha nagu, et see oleks lapsele ka selge, vaata. Aga praegu siis ma räägiksin nendele, kes on lihtsalt nõus lihtsalt kuulama seda ja tegelikult nendele inimestele, kes näiteks on palju ka rasketest asjadest läbi läinud, väga palju muutusi, aga kogu aeg nagu mingisugune platoo tekib, midagi tuleb ette kogu aeg. Et on isegi terapeut külastatud ja on erinevaid tehnikaid proovitud elus, aga ikka mustrid on ikka samad ja alateadvusest tulevad ikka üles need asjad ja midagi nagu ei toimi. Et midagi on puudu, et nagu teadlikkus on, südames on ka nagu südames oleme aktsepteerinud kõike ennast ja teist ja oleme vabad ja nii edasi, aga ikka mingisugune asi on ees ja ei luba nagu edasi nagu täielikult kindlust ennast tunda ja rahu endast tunda nagu. Ja ma räägiksingi siis nendele inimestele, kes tegelikult päriselt tahavad muutuda ja päriselt terveneda. Ja minu ülesanne on näidata sulle seda tööriista, millega sa saad ise ennast tervendada. Ja tegelikult see ideaalne mõte või ideaalne suund ongi see, et me õpiksime ise tulema välja oma aukudest, oma apaatsutest ja apaatiast, oma depressioonidest niimoodi, et me hakkame ise välja tulema. Aga selleks on vaja meil teadlikkust ja konkreetseid nagu tööriistasid. Kui sul on näiteks küsimus tõesti, et tahad tõestust sellest, et kuidas see nagu mulle on toiminud, et kindlasti kirjuta mulle, siis võime chattida sellest. Nii, miks ma seda taga ajan? Miks ma ajan seda mingisugust hingeosakeste tagasi ajamist ja tagasi kutsumist ja siis tšakra mingi puhastamist ja seda mingisugust hingesidemete kustutamist ja ema maaga nabanööri ühendamine ja siuke nagu mingi oh my god, nagu kas ma tõesti päriselt tean seda või? Jaa, ma olen aastaid neid asju praktiseerinud ja olen aru saanud, et need on kõige efektiivsemad ja kõige lihtsamad. Ise võib teha enda mõistusega. Tasuta. Ja see on lihtsalt praktika, iseenda praktika. Miks siis on oluline hingeosakeste tagasi kutsumine? See loogika, et vaata, meie energia läheb sinna, kuhu me oma tähelepanu suuname. Kohe läheb ära. Mõtleme nendele inimestele, meie energia läheb sinna. Mõtleme nendele loomadele, energia läheb sinna. Mõtleme, ma ei tea, uudistele, poliitikale, kõik meie energia läheb sinna. Ja siis on küsimus, miks mul energiat ei ole, miks ma nii väsinud olen, miks ma haige olen, miks ma ei saa enda elu kokku võtta. Ja see ongi see,
see on põhiline asi ja ma tegelikult minu nagu see informatsioon või see vaade jääbki puhtalt mentaalsele ja vaimsele tasandile. Et minu ülesanne ei ole rääkida keha praktikast või kehatööst. Ma räägin mentaalsest ja vaimsest praktikast siis, mis on kõigil võimalik tegelikult saavutada ja kõigil on tegelikult kalduvus nii-öelda tegelikult ka selgelt nägemisele, selgelt kuulmisele, enda tunnetamisele ja kontakt ka sisehäälega on kõigil võimalik saavutada. Ma tean seda lihtsalt. Lihtsalt seal on vaja teada, kas sa tahad, kas sa oled valmis võtma vastutuse iseenda energiast ja oma mõtetest ja kas sa oled valmis, sellepärast väga paljud inimesed tahavadki tunda neid emotsionaalseid kõikumisi, täiesti okei, jaa, muidugi, absoluutselt. Aga mingil hetkel lihtsalt see tuleb see uks ette, et ei viitsi enam, vot see on hea. Aga see, et sa ei taha veel vastutust võtta, see on ka täiesti okei. Sa võid täiesti okei, sa ei ole halb selle pärast. Sa ei ole selle pärast maha kripsutatud või nagu alla andnud või Jumal on sind kuidagi ära unustanud. Ei, sa võid teha täpselt nii, nagu sa tahad. Ja igal inimesele tuleb informatsioon just õigel ajal ja siis ta on võimeline ka seda nagu nii-öelda läbi seedima. Kui sa ei ole valmis seda läbi seedima ja uskuma seda, siis see ei ole sinu aeg ja see on täiesti okei. Võib-olla aasta pärast sa tuled tagasi ja ütled, kuule, ma olen huvitatud sellest. Davai, teeme. Nii. Energia läheb sinna, kuhu meie oma teadvuse, oma tähelepanu suuname. Ja siis me mõtleme sellele, tollele, päeva otsa me mõtleme täiega paljudele asjadele ja mõtlemine on tegelikult meile kaifiks ju. See on täiega draag. Täiega kaif, intelligent, me oleme nii intelligentsed ka veel nagu, oh my god. Aga me unustame ära enda sisse vaadata, tagasi tuua oma teadus enda kehasse. Me unustame selle ära ja sellepärast me ei reseti ära ja sellepärast esimene asi, kõige lihtsam asi on see, et sa võtad oma energia kokku enne, kui sa magama jääd. Kohe vaatad enda sisse, vaatad oma päeva läbi, vaatad, mis siis nagu toimub. Mis sa tegid, mis sa mõtlesid, mis sul pähe jäi ja natukese haaval isegi juba teeb väga suurt muutust sinu elus ja sinu mentaalses kehas. Ja hommikul ka kohe meditatsioon, super, siis sa oled juba mingi level, ma ei tea, mis level 5. Kui hommikul mediteerima olen nagu päris reaal. Ja siis veel külma vette, oh my god, superhuman. Igatahes, nii, kui me vaatame oma kehale, lihtsalt see, et me mõtleme lihtsalt sellele, mida me päeva jooksul tegime, see on juba ülisuur praktika. Ja siis, kui sa veel nagu paned sinna need tšakrad ja kettad ja värvid ja vikerkaare sinna juurde, siis on nagu mingi täiega kõrge tase. Ja ma ütlengi, tegelikult ongi kõrge tase. See tegelikult on Melkisedek Order õpetus, see on ülempreester Melkisedeki korrast, preestri korrast. Melkisedek on varast testamendist, ta oli kuningas ülempreester, kellele Abraham andis isegi oma saagist 10%, ehk siis ta oli isegi Abrahamist üleval pool. Ta oli väga-väga kõrgete võimetega ja teda ei ole mainitud väga palju piiblis. Korraks oli mainitud, ta oli nagu mingi nähtus, ta oli väga-väga kõrge energiaga, ta tuli maa peale, et rääkida just sellest tšakra õpetusest. Ja see tšakra õpetus, see tšakra meditatsioon on välja võetud piiblist. Sellepärast, et see ei ole kõigile. See on ainult nendele inimestele mõeldud, kes on valmis seda reaalselt tegema. See on salastatud õpetus. See on eriline õpetus. Ma olen üks paar oli,
keda ma nägin aastaid tagasi, kes seda näitasid mulle, seda tehnikat, kus ma pidin ka maksma selle eest ja tegema selle koolituse nendele läbi. Ja noh, ma sain selle võtme kätte, aga siis aastaid hiljem ma sain nii-öelda siis oma kundaliini ärkamise ehk siis minu kundaliini energia plahvatas minu keha sees, kus minu nagu teadvusseisund oli nagu samaadis 4 nädalat. Ma olin täielikus blissis, kõik oli täiega imeline nagu. Väga palju allalaadimisi oli, väga palju teadmist enda kohta, keha muutus, hästi rutiinne koht oli, hoitud ruum, et see oli hästi tugev informatsiooniallikas ja sellepärast ma olen väga kindel selles, mida ma pakun sulle. Ja ma tean, et see on väga vajalik tänapäeval kõigile, kes tahavad päriselt ennast maandada enda kehas ja tulla uuele tasandile enda spirituaalsuses ja oma enese arengus. See on hästi oluline. Hinge osakeste tagasitoomist teeb ka paar inimest teeb Eestis ka. Ma mäletan aastaid tagasi. Hingeosakeste tagasitoomine oli päris huvitav. Ja siis hingeosakeste tagasitoomine toimub siis niimoodi, et me kõige hullem fragmenteerimine ehk siis oma osakeste ärajätmine, mahajätmine on siis, kui meie elus toimub nagu traumaatiline olukord. Ja trauma on see, mis tekitab siis teadvuses sõlme, suure, väikse, mida iganes, missugune see sõlm on, sa võid kohe näha seda. Ja siis see sõlm jääb sinna minevikku kogu aeg kummitama. Ja see on sinu osakene, fragmenteeritud osakene, mida tegelikult sa võid lahustada rännakutega ja meditatsioonidega ja tuua tagasi enda kehasse siis puhastatul kujul. See on hästi oluline teada, et sa selle fragmenteeritud osakese tood selle algkujul tagasi enda südamesse või oma tšakrasse või kuhu sa tahad, või mis kehaosaga toimus see trauma, eks ole. Ja siis sa tõmbad selle tagasi. See on rännak, see on retrospektsioon, see on väga-väga sügav enesega töö. Ja see on selles mõttes, kui sa tunned seda, et see on sulle mõeldud, kui sa tunned, et sa oled valmis nii sügavale läinud või oled juba tegelikult ise ka läinud nendesse kohtadesse, et nagu midagi tahaks teada nüüd kindlat, näiteks tšakra meditatsioon on ülihea, nagu sa paned sinna visuaalid ja nagu need värvid sinna juurde, mis tegelikult nagu seletavad sulle näitavad täpselt ära, mis su tšakradega nagu toimib ja siis sa täidad veel oma visualiseerimisega oma tšakraid. Ja mina töötan peamise esimese tšakradega. Ehk siis mina põhimõtteliselt annangi sulle selle esimese lükke, esimesed põhitšakratega mina töötan ja pärast sa võid teha mida iganes nagu. Kui sul see keskmes olemine või see maandatus on nagu alguses ära praktiseeritud, need ülesanded või need praktikad on tehtud, peale seda on see muutub teistmoodi. Sul kanal lihtsalt läheb lahti ja sa oled algolemusega ja allikaga ühenduses ja siis tuleb sinu individuaalsus juba nagu esile, siis sa teed seda, mida sina kuuled iseenda sisehäält, vaata. Ja see protsess võib tegelikult nagu avada sinu jaoks hästi suure teekonna ja hästi suure protsessi tegelikult. Ja see arenemine ja tervenemine on tervenemine, on ju. Me kutsume oma katkised osakesed või need hingeosakesed tagasi, me kustutame oma vanad mingisugused hingesidemed ära, on ju, mingid toksilised mälestused ja eksid võtame maha oma energia väljast ja see on väga suur protsess tegelikult juba. Siis nagu, kui see on nagu tehtud, siis tegelikult hinge areng on igavene. Me mõistme seda, et meie hinge areng ei lõppe sellega, et me sureme ära ja siis on kõik lõppenud nagu. Ja kui seda tööd teha, kui seda tööd nagu oma tšakra väljaga teha, seda praktikat teha, siis tegelikult sa tuledki sellesse igavikulisusesse nagu
et sa hakkad seda elu nägema igaveste silmadega. Ja see on nii tunda sinu kehas või sinu olemuses, sinu kogemuses, et seda ei saa muuta enam, seda ei saa keegi ära võtta, seda ei saa keegi nagu varastada sinult või kuidagi manipuleerida. Ma räägin seda tunnet, mida mina enda sees tunnen ja miks ma üldse seda jagan, miks ma üldse midagi räägin. Sellepärast, et ma usun, et kõik on võimelised seda kogema ja saavutama. Palun anna mulle teada, kui see sind huvitab. Kirjuta palun remotehealing7@gmail.com. Võtame ühendust, räägime, vaata, mis sinu probleemid on ja kuidas me saame sind tegelikult nagu kosutada ja turgutada. Et see protsess võib olla väga-väga suur ja pikk ja lai. Et see alguse punkt on hästi oluline. Et mõelda läbi, nagu, mida sa tegelikult tahad siin elus kogeda. Nagu. Ja tegelikult on võimalik nagu korda saada. Päriselt nagu, et lihtsalt on vaja tahta. Lihtsalt on vaja tahta muutuda ja ka ühendust saada oma võimetega. Aitäh sulle ja anna mulle teada. Aitäh sulle ja kõike head.